See on see, mida meistrid teevad, kes nagu võidavad tiitleid. Meil on minna selles mõttes ja tulekski nüüd võtta natukene nagu seda suurt pilti ka. Ta tahab ainult võita. Teda huvitab ainult võitmine. Saadab talle iga kord sõnum, et saada mulle pinn, kus sa asud. Mul on häbi, ma olen pettunud, lihtsalt ta nagu häbeneb seda. Chill, cool ja okei, olin top 5. Päris decent. Minu arust mingil etapil, kus ta stardi ära võttis, ta vist oli 2 kurviga mingi 15, et nagu nii rahulikult ka võtta ei saa. Natuke on déjà vu selle eelmise aastaga, kus nagu läheb natuke allapoole iga etapp. Mida sa mees teed? Tervist! Motocrossi podcast Lenksu kokku on tagasi. Seda puhku teeme siis vaheepisoodi. Minuga on saates Erki Kahro, Martti Lepik ja räägime natuke vahepeal, mis motocrossi maailmas toimunud on. Et meil on väga palju sündmusi toimunud AMA Supercrossis üle ookeani, samas ka juba sõidud käivad Euroopas. Eesti mehed teevad tegusi, et siin rääkida on suhteliselt palju. Aga tegelikult enne, kui me lähme episoodi juurde, siis teeme ära giveaway, ehk siis kes jälgisid meie eelmist podcasti Kristjani ja Priit Rätsepaga, siis me panime 2 väga eksklusiivset sõidusärki loosi ehk Priidu sõidusärk, millega ta on esinenud rahvuste crossil, olles siis kõige väiksema numbriga, mis Eesti sportlane on särgil saanud kanda, number 10 ja samamoodi siis Kristjani särk, mida ta kandis siis ühel viimasel crossil, kus ta osales. Ja mul on see vana hea tööriist äpi näol siin telefonis. Teid oli väga palju, kes te osalesite. 233 inimest osales särgiloosis. Kes veel meie Instagrami ei jälgi, siis 101 tiim 101%, otsige üles ja giveaway läheb käima. Ehk kõik, kes te siin olete, käime läbi ja särgi on võitnud Panfilov Rauno. Ehk palju õnne, Rauno, võtame sinuga ühendust. Teeme siis nii, et ilmselt esimene, kes välja tuli, saab valida, kui ma särgi endale võtab ja järgmisele jääb see, mis alles jääb. Just. Ja järgmine võitja on Aleksander Vatter. Ehk et palju õnne, Aleksander ja Rauno, võtke meiega Instagramis ühendust ja räägime, kuidas saate siis särgid kätte. Teine teema, tulid uued riided välja. Päris mugav on olla. Näete, särame siin stuudios. Et jah, tegime siis esimesed sellised disainid meie tiimi riietele. Tiim 101, siis selline vähe ametlikum tiimipusa podcastist Lenksu kokku ja siis üks selline vähe casual tiimi süke fun style. Ja. Et tegime hästi minimaalse koguse praegu. Kõiki pusasid on mõlemat värvi, halli ja musta, suurusi igat on 1, 2 ja samamoodi siis särgid ka kõik samade disainide värvidega. Ehk kui olete huvitatud Mertsist, siis tasub kiiresti tegutseda, kirjutage meile Instagrami. Kui Instagrami veel teil ei ole, siis pange Facebooki ja kui Facebooki inimene ka pole, siis kirjutage lihtsalt e-mailile martin@motocrossadvice.com ja mis suurust numbrit ja pusa või särki te soovite, et siis äkki veel midagi alles on. Mõned nokamütsid ka praegu on vist veel saada. Ja. Just. Ja samamoodi andke teada, mida te üldse sooviksite veel võib-olla näha, et kui siin suvehooaeg on tulemas, võib-olla teil on ideid, millist merchi üldse veel tahaksite meie nii-öelda brändinguga näha, et võtame ideid kuulda ja saame uurida maad, et midagi juurde toota. Just, aga jah, praegu siis väga väike kogus, et kiirematel on praegu veel näin alles, nii et... Aga see ei tähenda, et hiljem ei saa, siis juba hakkame tellimusi korjama ja saab ka juurde, aga esimesed kiiremad saavad kohe kätte. Just. Aga lähme siis saate juurde vaikselt, et alustame AMA Supercrossist. Juba 6 etappi on me selja taga, päris erinevad etapid just selle poolest, kes on võitnud, kes on hävinud, aga mingid jõujooned hakkavad juba vaikselt paika loksuma. No jah, see näitab sarja kvaliteeti, et kui meil on selline tase seal AMA Supercrossi sarjas, siis iga nädalavahetus ongi, et kas või ise me teame ennustades, et mõtled oma peas, kes see võita võib, tegelikult ei tea mitte kunagi enam, et see on ikka ülikeeruline, see näitabki minu jaoks just seda, et see sari on heal tasemel ja iga aastaga tundub, et see haip ja see tase läheb paremaks.
ja ega see hooaja alguse, kui ma mäletan, tegime siin seda preview episoodi, siis rääkisime ju, meil kokku tuli seal mingi 15 nime, kes kõik võivad kiiresti sõita, et noh, eks seal ongi, mõned on ära kukkunud ja pettumust valmistanud, mõned on ikkagi üllatusi positiivses mõttes valmistanud, et eks me saame järjest läbi käia, aga praegu sellel hooaja hetkel tundubki, et ikkagi see alati superkrossi hooajas peale mingit esimest paari etappi, kus see kaartide segamine hakkab läbi saama, siis tekib mingi 3. või 2. trio, kes hakkavad nagu domineerima ja täna ikkagi on näha, et Sexton, Tomak ja Webb on ikkagi natukene, just viimane etapp näitab ka, kus rada oli väga raske, on ju, et nad ikkagi sõitsid nii hullult teistelt eest ära, on ju, et see kiirus ja üldtaseme vahe on ikkagi päris suur. Just ja tegelikult see ongi esmaspäevane päev, kui me seda filmime, ehk siis üleeile oli Oaklandi etapp. Räägime kõigepealt sellest Oaklandi rajast, et minu lemmik siiani kindlalt. Ükskõik, mis venna intervjuud pärast sõite kuulad, siis rada on alati esimene, mida ära mainitakse, et üli raske, tehniline, aga samas fun, et jah, hüpped olid teravad, Oaklandis on pehme pinnas ka tavaliselt, et tuleb sooni ja asju ja suuri kiirusi üldse seal väga ei saanud kuskil arendada. Aga mingitel hetkedel, kui seda flow'd vaatasid, kas või see sektsioon, mis kurvi peal oli, nende kaksikutega ülimalt silmailu oli vaadata, see oli äge. Aga mis ma võib-olla veel välja tooks, et kui tahad aru saada, kui raske see rada oli, on ju, kui main eventis näitas vahepeal kuskil 7. kuni 15. koht mehi sõitmas, on ju, siis nad tundusid täiesti algajad, et see oli nagu päris karm vaatepilt, et sa nägidki, et nad hüppavad laineid, rütmisektsioonid, noh, kogu aeg oli lappes. Vahepeal oligi, seal vahepeal läks need rhythm sectionid, läksid nii sassi, et võeti tempo maha, üks terve sirge umbes veereti läbi. Ja see, kuidas sa näed, kuidas ikkagi ässad failivad rhythm sectionites, et neil läheb see rütm nii sassi, et noh, ongi seal, noh, eriti Võrris, kus nad proovisid seal üle 4 panna kuskilt ja noh, ei saa, et selles mõttes rütmid olid eriti keerulised ja seesama rhythm section, mis oli enne finišit, seda siis oli kastetud ka väga palju, et seal tekkisid sooned ja need väga palju segasid mänge, et noh, minu meelest väga cool'i laini leidis just Cooper Webb, kes üle selle väikse platoo ja hüppas. See näitab ka raja nagu raskusastet, kui ongi, et üksikud mehed suudavad mingeid asju teha, et kui on väga basic rada, siis tavaliselt kõik teevad selle sama asja ära ja võidusid läheb nagu väga tihedaks, on ju, aga sellisel rajal just on nagu see, et näiteks ongi, et Cooper Webb leiutab mingi liini, on ju. Ma olen täiesti kindel, et Tomakile ja Sextonile anti teada sellest, et võib-olla sealt saaks hüpata, on ju, aga noh, see sõidu ajal ei suuda seda mäletan õigesti või kas vaatasin ka seda hommikul järgi kiiruga, et kas Webb üldse sõidus esimest korda prooviski seda hüpet, et ta ei olnud vist päeva jooksul varem seda proovinud. Ütles ise ka pärast, et ta minu meelest selles lõpu pressikonverentsi ta ütleski, et ta pärast hiiti vaatas, noh, videosi järgi vaatas, kus saaks kiiremini ja siis mõtles, et kurat, see peaks minema küll ja proovis sõida. Nende videoanalüüs selle Dirtfish Aiga, mis neil bussi, mis neil rekkates on, see on ebareaalne, nad saavad panna nagu 2 meest, ma olen ise näinud seda tiimi rekkas, et sa võtad kvalifikatsiooniringi, on ju, näiteks Sexton vaatab, paneb enda parima ringi ja võtab Webbi parima ringi ja nad panevad ekraanidel üksteise alla nad sõitma. Coastid sõidavad nagu. Ja coastid sõidavad ja nad näevad, kuidas see toimib, et kunagi Supercross Live on postitanud neid videosi ka, et see on ülikava süsteem. Just. Aga jah, et minu jaoks isegi Webbilt mingi siukse rütmisektsiooni leiutamine üllatus, sest Webb tavaliselt paista silma selliste asjadega. Ta teeb baasasju väga hästi, on ju, aga üldiselt see ei ole tema tugevus. See näitab need viimased etapid, kuidas just Webb on eriti leidnud oma selle EAO ja nüüd see muutub aina näljasemaks, et kui sa näed, et sul ikkagi Tomak on ees ja tundub, et äkki õnnestuks nagu kinni püüda, et siis on valmis üle piiri minema natukene. Selle rütmi peal selgelt oli näha, kus ta Tomakile ikkagi tuli järgi seal, et viimane ring oleks seal võib-olla 2, oleks sinna rütmi minnes 2 siklipikkust olnud Tomakil rohkem järgi oleks, ma arvan, see kurvis. Või oleks piisanud, kui Tomak oleks nagu väikse vea kuskil nendes vuupsides veel teinud, et noh. Ta tegigi tegelikult, ta tegi ka seal, et viimasel ringil ma isegi nagu ütlengi, et Webb on kunagi hooaja algus, ma mäletaks, see oli Ricky Carmichael või kes see oli, ütles, et Webb on ilmselt ainukene tüüp, kes suudab ka Tomakile naha vahele ronida. Ja seda ei nagu väga hästi näha, et kui selline, ütleme, tegelikult täna võibki Tomaki kohta juba legend öelda, sest ma ütlen siia vahele kiiresti, et ta ju võrdsustas nüüd Ricky Carmichaeli rekordiga 48 superkrossi etapi võitu. Aga teema tagasi, siis sellisel mehele nahal suudabki ainult nagu Webb, kes on seal lõpus nii agressiivne. Šakal siuke. Ja, et nägi, mis Tomak tegi viimasel ringil selle vea, kus ta seal kurvi peal siis liiga kaugeks pani ja see pani rajalt välja ja siis veel lainetas ka, et ja samamoodi siis
Cooper Webb sai ka võidukirja, et see on talle kindlasti andnud seda enesekindlust juurde ja noh, ta ongi selline teada-tuntud teise poole mees, et sõitude teises pooles hakkab tema särama, kui rada on just eriti ära lõhutud ja raskeks läinud. Ja ma jälgisin seda Tampa pressikonverentsi ka, et alati on Webbist räägitud kui sõitjast, kes nagu väga sõltub enesekindluse tasemest tema peas. Ja seal pressikonverentsil see, mis asendiga ja mis pilguga Webb istus, ta täiesti lihtsalt nagu siuke tunnelis pilguga ja ta väga ei kommenteerinud mitte ühtegi asja, mis tema käest ei küsitud. Sa nägid, et siin nagu juba Sextonid ka kõrval veits juba häiris see, et see vend on lihtsalt kivikuju seal kõrval. et ta nüüd on jah saanud. No aga Sextoni mängu juba tõid, mis me siis räägime? Mees jälle kogu aeg on nagu võit on siin, aga tulevad ikka need eksimused. Ja, et 2 viimast etappi siis on omal kõik käest ära mänginud, et esimesed kohalt seal ütleme 6-7 minti jääb sõita, siis on pea maha pand, et eelmine etapp siis või üle-eelmine etapp siis lainetes. No see oligi libe ka. Et seal Webb tegi samamoodi. Ja ma ütlengi, et Webb oleks samamoodi võinud kukkuda, et Sextonil kuidagi tundub, et tal õnnestub ka see, et kui see tekib, siis tema karistab kohe ära. Et aga jah, selles mõttes väga kahju oli näha eile ka just seda pressikonverentsi, kus noh, ta ei, loomulikult ta ei saa ise ka aru sellest, kus see kõik on olemas, aga et ta ütlebki, et see lihtsalt täpselt seda sektsiooni, kus ta nüüd seal Oaklandis kukkus, täpselt samamoodi sõitis, aga ma arvan, et see oli tegelikult ju väga süütu olukord, noh, siin näitame kindlasti selle video peal ära ka, aga nagu noh, täitsa nagu arusaamatult korraks ilmselt tagaratas jäi rohkem õhku ja kuidagi, ma ei tea. Ja noh, eks ta oli võib-olla kaldus, see oli libe koht ka ja õhus juba kaldus nagu kurvi sisse, ja esiratas ka alt. Aga tema peas oli eelmine viga, mis ta tegi Dragonbacki peal, ma ei tea, kes sõitu vaatas, nägid, ta tegi seal räige vea, ta pidi juba hullu litri panema, ja ma oma pääselt mõtlesin ka ja Riki ütles eetris ka, et nüüd vaatame, et kuidas ta sellest nagu välja tuleb, et kas tal ei jää see pähe kinni, et okei, jälle see sama hetk sõidust on ja läkski mingisugune paar sirget mööda ja oligi uuesti. Seal Dragonbacki peal seal oleks võinud ikka päris hullust ära karistada. See oligi väga hull nagu hetk, et seal pressikal küsiti ka ta käest, et kas see võis olla see mõjutaja, noh siis ta muidugi ütles, et ei, et sellest ei sõltu midagi. Endal on nii raske kohe analüüsida. Ma arvan, et tal ongi see, et ta sõidab, no ta ikkagi sõidab piiri peal suhteliselt. Ta agressiivsuse selle piiri peal ja noh, see ongi see, et mingi väike ebaõnn kuskil, et ma arvan, et ütleme seal Tomaks, Webb, kes on vähe kogenemad vennad, et nad oskavad võib-olla seda piiri paremini tunnetada. No see on ehe näide, et selleks hetkeks, kui Sexton kukkus, Tomak oli leppinud teise kohaga. Ja see on see, mida meistrid teevad, kes nagu võidavad tiitleid. Sa annad vahel need 2-3 punkti ära, aga ja siis me peame nagu vaatama Sextoni koha pealt seda ka, et kelle vastu ta võitleb. Ta sõidab eest ära Tomakil ja Webbil, kes on teistest ka veel peajagu üle, et see kiiruse piir ilmselt ongi selline, et see lihtsalt karistab ära vahel. No mulle tundub, et Sextonil lihtsalt praegu puhtalt kammitseb see, et ta ei ole seda võitu kätte saanud. Ta on kogu aeg lähedal, aga nagu no ei saa selles mõttes, tal on see jääb enesekindluse taha, et kui nüüd ühe korra saaks nii, et püsib püsti ja võtab nagu kindlalt selle ära, siis mingil määral saab selle nagu kaane pealt ja võib-olla tuleb siuke kindlam tunne sisse. Jah, just sellises main eventis, kus ongi kas Webb või Tomak tal terve sõidu kanna, seda suudab püsida. Triple Crowni võitis ära, aga noh, see on selline, noh, seda öeldaksegi, et nüüd tahaks näha, et ta selle pika sõiduga ära paneb. Mida Triple Crown teebki, on see, et see annab sulle rohkem võimalusi eksida, sest seal on mitu sõitu. Andestab mingisugused eksimused. Täpselt samamoodi Triple Crownis ühel sõidul ta tegigi selle vea ja kukkus enne seda vasakule kurva. Et tegelikult see päästiski, et teil oli 2 sõitu veel, mis läks tarvesse. Aga jah, et ma arvan küll, et siin on, kui sa kuulad teda, siis ta ise ka räägib, et ta seda negatiivsust endale sisse ei lase, stay positive ja läheb tagasi ja töötabki, ütleme, selliste radadel, kus ta seda piiritunnetust peab õppima, aga jah, praegu tundub, et sellisest kogemusest võib-olla natukene jääb väheks. No aga veel on minna selles mõttes ja tulekski nüüd võtta natukene nagu seda suurt pilti ka, et üldpunkti arvestuses ju 7 punkti on vahe Tomakiga, Webb ja Sexton on viigis. Noh, tegelikult on kõik lahtine alles ja hooaeg on veel, noh, põhimõtteliselt on ju minna korralikult veel, et noh. Ja Tomakist rääkides siis eelmisel etapil Tampas oli 5. Väga huvitav ongi see, et kui Tomakit kuulad, siis ta ütleb, et ta ise ka ei saa aru, mis juhtus. No ma arvan, et seal tuleb ikkagi meelde see, et Tomak on uue tsikli peal.
ja kui rajaolud väga palju varieeruvad, siis seal sadas poole päeva Tampas oli sand section ka korralik. ja sand section, seal oli lõpuks main eventis oli libe ja ma usun, et Tomakil ei ole veel nii palju neid varieeruvusi olnud ettevalmistuses, kuna me teame, et USA-s tehakse trenni perfektsetes tingimustes trennirajal. Tampas oli imelik pinnas, mida kõik sõitjad ütlesid, et kust prügimäelt see pinnas toodi. Et muidu kõikides treeningkeskustes Floridas, kus nad treenivad, on ideaalne see savi, punane savi, mida on hea vormida, siis Tampas oli kuskilt mingi tume must. Aga jah, Tomakil selles mõttes ma arvan just, et see tsikli nagu seadistus eriolukordades, see mõnikord veel tuleb nagu mängu ja Tomakilt on eluaeg näha olnud seda ja ta on ise öelnud ka, et kui ta ennast tsikli selles mugavalt ei tunne, siis ta ei teegi seda ekstra pingutust, sest ta teab, et see suur pilt on tähtis crossis. Meistrite klass nagu. Ja siin ma tulekski võib-olla korra veel Sextoni juurde tagasi, et Sextonil ongi, mina näen täna, et esiteks mentaalse poolega on vaja selles osas, mis sa ütlesid, tööd teha, et saada, et ei lase negatiivsust sisse, aga teises osas on vaja ka selles teha tööd, et kuidas ma suudan nagu positiivne olla, aga samas sõitudes, et ma ei jää sellesse võitu nii kinni, et sa pead saama olema ka nõus, et okei, kui Tomak hakkab mulle lähemale tulema, ma sõidan oma selles tsoonis, kus mul on nagu okei sõita, aga ma ei lähe üle selle piiri, et hakkaks seda piiri tunnetama seal, ma arvan, tulebki see pagas mängu, et mis sa karjääris kogunud oled. Ja võib-olla, mis veel tahaks korra ära mainida, et ma ise olen oma peas mõelnud Sextoni osas. Võib-olla Sexton peaks ka vaatama või tema tiim peaks vaatama natuke tsikliseadistust. Kõik kukkumised on esiratas alt. Isegi trennides, kui sa näed teda seal kvalifikatsioonis kukkumas, ta läheb kurvi sisse. Supercrossis nad mängivad selle piiri peal, kus on amort kas liiga jäik või siis on nii jäik, et lainetes ja rütmisektsioonides on hea, aga siis kurve ei lase keerata. Ja seal ma ütlen, et kui ta see esiamordi osa on nii kivikõva, et kiiresti sõita, siis tegelikult see võibki selle hetke teha, kus sul läheb libisema. Aga jah, materjali, mida analüüsida on neil kõvasti. Ja just ongi, mis veel see mentaalse poole pealt, et ta ongi see mees, kes võit või mitte midagi, et kui sa kuulad, siis küsiti ka seda Red Blade'i asja kõik, et ta ütlebki, et see Red Blade ei ole nii oluline, et ta tahab ainult võita. Teda huvitab ainult võitmine. Et kas sind huvitab see sõiduvõit või sa oledki selles pikas mängus, et sa nagu ütleme nagu tema on näha, et tema elab nagu etapp korraga ilmselt selles mõttes, et Tomak vaatabki võib-olla kogu seda hooaega ja championshipi nagu tervikuna, et ma täna olen 5, okei, aga mul on üldarvestuses ikka head seisud, siis Sexton iga etapp on eraldi ja ainult võidu nimel nagu. Aga ütleme muus osas ma arvan, qualifying sõidud on Sexton vist kõik ära võitnud, mis see peaaegu kõik. Anderson vist nüüd viimasel etapil ühe korra qualify's oli ta kiirem, õigus. Aga üldiselt Sexton ise on kommenteerinud ka seda, et see on kõva mehe konkurss, kes neid ajasõite võidab, et see tegelikult ei tähenda mitte midagi, aga lihtsalt väike ego boost. Ja see ongi väike enesekindlus päevaks ja stardis saab ka hästi minema. Kõik on olemas. Nii, aga et tempot hoida, enne kui laitsi peale liigume või 2,5 peale, mõlemalt teilt äkki, kes siiani on kõige suurem positiivne üllatus ja kes negatiivne üllatus 4,5 positiivne üllatus on kindlalt minu jaoks Aaron Blessinger. Et mina ei oodanud, ma ei näinud lihtsalt teda, ta on nii mitu aastat juba 4,5 klassis olnud, okei, vigastud ja kõik on seal olnud, aga ma ei näinud, et ta võiks sellise sammu nagu teha, et täna jah, viimane etapp, nüüd nad sõitsid tal tõesti eest ära, aga muidu ikkagi Blessinger on olnud kogu aeg seal juures. Esimesed mingi 2 etappi ta veel ei saanud nii hästi, aga nüüd on ikka läinud väga. Et algust ta oli isegi seal 10 poole pealt väljapool, et ja nüüd on, eks ongi, see on selles päkis start loeb lihtsalt nii palju, et kui sa stardis oled seal 10 piiri peal, ega sa sealt ettepoole sõiduga väga ei tule enam. Et lihtsalt Blessinger on nüüd viimased stardid, ta on väga hästi minema saanud ja on sinna pidama jäänud, et Blessingeri kindlasti hoog on selles mõttes tugev, et ta suudab nende vendadega koos sõita. Vaata isegi Tomakile suudab lainetes ära võtta. Ja ma arvan, et mis Blessingeri aitab on see ka, et nüüd, kus Veeb on nagu väga hästi sõitma hakanud, ta teab, et minu tiimi tsikkel, nad ei pruugi identsete tsiklite peal olla, aga ikkagi, et see tsikkel on võimeline võitma sõita ja tegema häid tulemusi. Et kindlasti, minul ka kindlasti üks positiivsemaid vendi, aga kelle ma veel välja tooks on Savatsi, et kõik sõidud top 10 olnud, ikkagi väga palju factory vendi selja taga. Ta täielik private air tuleb oma pirukaga kohale ja on 10 iga sõit. Ja mis on huvitav vaadata, et see Savatsi tiim, millega sõitis World Supercrossi Rick Ware Racing, et need on aidanud teda tegelikult Supercrossi sarja sõitma. Et tegelikult tal esialgu ju diili polnudki.
ja et noh, selles mõttes ta ütleb ka, et Mitch ka ikka natukene teda aitab asjadega. Ja noh, see stabiilsus ongi Savagi üldarvestuses praegu 8. Üks see kommentaator USA-s või tähendab siis, kes peale sõite intervjuusi võtab, ütles, et ta tahab Savagit intervjuud peale sõitu võtta, et Savagi on pargitud parklas ka nii kaugele taha otsa, et ta saadab talle iga kord sõnum, et saada mulle pin, kus sa asud. Üles üksele. Factory tiimidest, mida kuskil ei ole. Siis viimati õigst seal on mingisugune tiim, et Savagi oli vastu teeksinud, et ma olen behind the futures truck. Siis ta küsis, mis see futures truck on, kus see asub. Aga saan oma hetke, ma tahaks selle kõige mittemeeldivam üllatuse sellest hooajast saada. Minu tiitliennustus, Jason Anderson, mida sa mees teed? Nagu see kiirus, eelmise aasta võidud, 7 võitu ja siis sa tuled sellise... Kas tal üldse mõni poodium on olnud või? Minu arust ei ole. Ei on ikka minust üks. Ma ei mäleta, mis etapp, aga ta oli üks on kindlasti olnud. See oli kas see oli A2 või? Isegi kaks poodiumin ikka olnud. Ja 2 poodiumin olnud, aga... Aga selles mõttes kõrges mängus ta pole nagu ikkagi niimoodi sees olnud. Kui ma loen Andersoni tulemused ette, siis on 7, 7, 2, 3, 6, 5, et alustada hooaega, see on täiesti kohutav. Ja siis ma arvan, et see kõik algaski sellest rumalast Twitteri tweedist, mis oli vaja välja panna. Kui sa vaatad Tomakit, kui sa vaatad ajalast tagasi neid suuri tšempione, siis nad ei tegele selliste asjadega. Nad lihtsalt ei tee endale seda lisapinget, motocrossi ja supercrossi on piisavalt. Kui sa kuulate intervjuusi, ta on nagu selline chill, cool ja okei, olin top 5, päris decent, et noh, pole sellist võitleja vaimu nagu... Ma arvan, et see võib-olla ta üritab nagu näidata ka, et ta ei ole pinges. Et ta ei ole pinges või et tal on chill ikkagi see kõik situatsioon, on ju. Aga kui sa oled Anderson, ma arvan, kas 30 või lähedale sinna vanuses, on ju, sa oled üle 10 aasta Porschaga võidu sõitnud, on ju. Ja siis sa lähed lihtsalt hooaja alguses ja seda tuumapommi lähed lihtsalt nagu nügima, on ju. Miks sa teed seda? Ja Anderson oli siis sai probationi ka ära. Ma eks seal tundus, et ta tahtis võib-olla lüüa nagu Porschat rohkem kuidagi rivist välja, aga kõik tuli talle endale tagasi. Täpselt, see oli bumerangi efekt täielikult, ja no ma ütlen, et need kõik, ja ma imestan nagu seda, et etapi kaupa ei ole nagu paremaks läinud, et tiim või keegi ei ole midagi öelnud, et mis toimub. See nagu jätkub ja ta teeb endale ainult rohkem liiga sellest. Just. Aga 2 venda, kellest ma tahaks rääkida 4 pooles on esiteks Roczen, et nüüd ka Oaklandis siis tuli esimene hiidivõit sõidus saab enam-vähem minema, lõpetas 11-ndana, et ta ikkagi räägib, kuidas nad tööd teevad, kuidas nad amorte vahetavad, settinguid muudavad, et saaks komfort, noh, aga nüüd ütleme lõpus ka, kui juba seda hiidi intervjuud tal kuulsid, siis nägid, et ta on nagu frustrated nagu näost, et nüüd ei saa aru, kas see on tõesti, ongi see, et ta ei saa nüüd seda pilli tööle või siis on ikkagi see, et tal lihtsalt ei ole kiirust, et seal top 3-s sõita ja ta on lihtsalt selline vend, et kui tal ei ole... Siis ta annab alla. Seda on nagu näha tihtipeale sõitudes, et ütleme 2-3 ringi sõidab võidu ja kui läheb ikkagi esiots ära või vennad hakkavad tagant suruma, siis ta nagu kuidagi mentaalselt annab alla natuke. Ma ei näe nagu põhjust siin pettunud ka olla, kui ta ütles Hondale, et ta ei tule, on ju. Siis ta pidi arvestama selle faktiga. Et see võibki olla selline aasta. Tiim võib olla mingi kas B-tiim või oma käe peal ja sellega kaasnebki see, et sa võid olla hooaja alguses teistest maas ja sa pead testima ja möllama, et temas on näha selles mõttes sellel aastal küll seda, et ta tahaks nagu hullult sõita ja võidelda ja kui tal vahepeal hästi välja tuleb, on ju, aga silma järgi vähemalt. No ei ole mitte kordagi veel sellel hooajal päris Roczenit näinud. See, kes valitseb tsiklit nagu 100%, teeb mingeid erilisi asju, see sikkel, sorry, kõik susufännid, aga see näeb välja nagu 200 kilokaalu mootorratas. Mitte midagi ei ole teha, ta läheb kurvidesse, ta on... näed, et tal on ebamugav hüpetes, ta ei suuda lasta lääpa nii nagu tavaliselt teeb, on ju. Noh, see lihtsalt on silmale näha, et... Aga mis mulle meeldib Roczeni puhul on see, et ta on enda programmiga teeb ta kõik trennid, kõik teeb üksi, et ta on sellega nagu tundub, et ta on rahul, kui intervjuusi annab, tal on ikkagi selline sära sees ja nii edasi, et ta usub, et ta saab selle pilli tööle, aga tõesti praegu kuidagi natuke on déjà vu selle eelmise aastaga, kus nagu läheb natuke allapoole iga etapp. Et jah, ma väga loodan, et ta ei anna alla ja ikkagi saab selle asja tööle. Ma usun, et ta ei anna ja sellel hooajal, mis kohe näitabki ära,
et main eventi lõpud ja kui on väga soondes ja rasked rajad, kus läheb auku ja rada laguneb laiali, siis Roxanil ongi halvemad tulemused ka, et kui sa vaatad kõiki neid sõite, kus tal on kehvad tulemused, et see oli nüüd hooaja kõige raskem rada ja kas ei olnud ka mitte hooaja kõige kehvem tulemus tal. Et see näitab ju puhtalt tsikli peal, kui mugav sul selle mootorrattaga sõita on. Sa ei hakkagi ennast viima üle mingi piiri. Ja tema karjäär, kus tema oma karjääriga on seal nagu ebamugava tsikliga polegi mõtet mingit hullu riski võtma hakata, see ei ole nagu mõttekas tegevus. Järgmine vend, kellest kiiresti tahaks rääkida, on AC ehk siis Adam Cincerulo. Ütleme tulemuste mõttes ta on olnud seal top 10 piirimail, ootuste pärane, loomulikult tuleb pikad pausid tagasi, aga mis mulle tema puhul natuke muret teeb, on see tema mentaalsus, et mulle, kui sa intervjuusi kuulad, kui sa vaatad, mulle tundub, et ta ei tunne sellest sõidust enam naudingut, sellist naudingut, nagu ta võib-olla kunagi tundis, et see, kui sul ikkagi sa näed, et sa ei ole, see top on ikkagi väga kaugel sinust, et sa tropid iga sõita, loomulikult on ka see, et ta sisestab seda positiivsust ja building ja kõik teeme progressi ja nii edasi, aga mulle nagu natuke tundub, et see negatiivsus saab talle, mitte temast võitu, aga talle järgi selles mõttes, et ta ikkagi kuidagi just ka sõidu lõpud ta vajub ära ja kui sa kuuladki neid intervjuusi ja kõike, siis seda vana head AC-d ei seal võib olla ka nagu see teema, et millest me siin preview's hooaja alguses rääkisime, et AC-l nagu natukene oleks vaja seda, et ta sõidaks rohkem mõistusega kohati, kuna ta on olnud nii katki kogu aeg ja oma rumalate kukkumiste pärast, et siis võib-olla praegult ta nagu ise teadlikult sõidab sellise 90 prossaga, sellepärast, et mitte teha mingeid lolle vigu ja püsida püsti, aga tal on raske sellega leppida, et ta ei saa seda 20% 110-ga sõita sinna juurde panna, et seal ongi tal, ma arvan, see sisemine dilemma ja endaga võitlus ka, et nagu... Üks näide, mis võib-olla minu jutu toetuseks on see, kui ta nüüd Barciada pikali sõitis, siis ta tõusis püsti, vaatas ringi, pani prille, kohendas, siis läks jalutas vaikselt tsikli poole, pani tsikli käima, et ta sellega, ma arvan, kui ta oleks kohe jooksnud, ta oleks võib-olla paar kohta suutnud vähem kaotada. Jah, eks me peame Adam Cincerulo osas arvestama, et ta on mees, kes terve lapsepõlve, ta võitis oma elu esimese 2,5 superkrossi, nüüd on terve elu võitnud. Ja ainult võitmine ongi spordis ju fun, ega kõik teevad seda selle nimel, et sa tahad võita, ja ta peabki leidma selle balanssi. Ma arvan, et see, mida ta täna teeb, on ainuõige tee, et ta sõidabki rahulikult, et ta kõik ju kogu Ameerika, nagu kõik treenerid, kõik mingis meedia, kõik ütlevad, saa ühest hooajast tervena läbi. Progressi mõttes nagu sest kiirust tal on endiselt, me oleme näinud neid. Stardivõit ja 3 ringi juhatanud asju. Pole üldse probleemi, tema tase ongi see, et kui ta võtab 90%-ga, siis ikkagi kogemata avastab ennast esimestelt kohalt. Ja mingites ajasõitudes, ta ei ole vist ajasõitu võitnud, aga minu arust Tampas äkki ta oli esimese ajasõidus võitis näiteks, et tal seda kiirust jätkub, et nüüd ongi kõige suurem, ütleme nii-öelda tõke, millest ta üle saada, on see, et ta peab suutma nagu mentaalselt ka toime tulla sellega, et okei, rahustab ennast maha, et ma peangi sellest hooajast niimoodi sõitma, aga võib-olla natuke nüüd on nagu tulemused vaata läinud ka, et esialgu sai stardist nii hästi minema ja langes sinna 10-st siia poole, et põhiline on, et need 13 ja 15 ja 12 ei jääks nagu liiga kauaks, et top 10-st ta peaks ikkagi vähemalt olema, et oma sellist... Eks seal on, võib-olla mingil hetkel tuleb jällegi ära tunda, kui sa oled selle põhja ladunud endal juba piisavalt teaks, et siis nagu natukene lisad oma sõitu seda agressiivsust juurde, et ei laseks niisugustel asjadel nii lihtsalt juhtuda, nagu nüüd Barciadale sõitis, see oli ju tegelikult selles mõttes niisugune väike süütu olukord. See oligi pull, et ta püüdis seda ära hoida, ta nagu ta nägi, et Barcia tagant tuleb, ta ei tahtnudki ette. Põhimõtteliselt oligi, et eest ära tulla. Ta on natuke kahe vahel ka võitlussituatsioonides, nagu ma olen nagu kogu aeg näinud, et kui tekib mingi situatsioon, kus keegi hakkab mööda minema, siis ta võitleb ja ei võitle ka, et nagu ta ei ole ära otsustanud, kumba ta teeb, vaata, aga see ongi imelik situatsioon ka ju, kui sa oled superkrossis eesi-10-s ja siis järsku sa ei võitle vennale vastu, vaata. Kokkuvõttes ma olen nõus sellega, et ta peabki selle hooaja tervelt lõpuni tulema ja ehitama, aga ma ei näe ka tema sellist
temas sellist entusiastlikkust, et okei, ma olen sinna tippu teel ja ma lähen sinna, ma jõuan sinna. Aga see ongi raske situatsioon, kus olla, et kui sa oled 13, sa oled harjunud võitma, eks see ei panegi tal endale ei saa valetada ka ilmselt. See ei pane sul silma sära midagi teha, aga see ongi tema jaoks praegu see nii-öelda vaja ära tasuda. Eks seal ongi, nagu sellisel tasemel ikka on sul spordipsühholoogid ja nii edasi nõustajad kõrval, et seal ilmselt keegi on talle, mul on vähemalt tunne, et keegi on talle väga palju raiunud seda, et nagu võta natukene rahulikumalt, sõida selle 90-ga, aga see viib sind nagu pikas plaanis ikkagi edasi, et võib-olla tal on lihtsalt raske leppida sellega. Ja AC-l on väga tark treener ka endine väga pika karjääriga sõidumees Nick Way on ju. Ja ma arvan, et tema täpselt samamoodi ütlebki talle, et sa pead lihtsalt selle ära kannatama praegu, et ma arvan, et kui ta kõik need vigastused ära kannatas ja tagasi tuli, siis loodame, et ta kannatab selle perioodiga ära, kus ta peab rahulikult võtma ja me näeme ikkagi tema seda maailmaklassi ka veel. Kiiresti, kas mõni ruuki on teile silma paistnud, kes siis 4 pooles on? Meil on siis Craig Nichols. Positiivses mõttes ega väga keegi nagu üllatanud. Justin Cooper. Jah, Cooper muidugi, jah. On üllatus esiteks sellepärast, et ta tuli keset hooaega sarja. Jah, arvestades seda. See on nagu kõige keerulisem asi, mida teha, et kõigil on ju, kõik on sõiduvees on ju, sa tuled keset hooaega, sa ei tea üldse, kus sa platseerud on ju. Et ma arvan, et tema see 7-7-10, mis ta nüüd tulemus siin on, et need on väga okeid, et mingi sõidu lõpp võttis siin isegi Roxeni ära on ju. Et super algus, et tänase taseme juures top 10 rukina alla ongi kõva sõna. Nichols, ma arvan, üks nähtamatumaid sõitjaid minu jaoks võib-olla, kes seal 10 piirimail on. Ma nii hästi täpselt ei mäleta. Hooaja algus nagu esimesed etapid kuidagi oli mängus veits sees, aga tal oli nagu see, mis mind üllatas, et ta oli ka vigastatud ja peab aru saanud, esimene hooaeg üritab ka vigastustest hoiduda, aga minu arust mingil etapil, kus ta stardi ära võttis, ta vist oli 2 kurviga mingi 15, et nagu nii rahulikult ka võtta ei saa. Et see on juba omamoodi ohtlik, süpub keegi selga sulle. Ja Craigid nüüd lõpuks tuli decent tulemus. No see on jah decent, aga ikkagi mitte päris see võib-olla, mida ta ka ise lootis, et ma olen tema enda nagu neid vlooge ka vaadanud, et ta mentaalselt ikka oli väga raskes seisus just selles mõttes, et ta nagu ta ütles samamoodi, et ei saa nagu aru, et mis toimub, et kuidagi ei leia seda mugavust ja kiirust. See start, et tal oli juba nagu kvalides hommikul, ütlebki, et kurat, rada ja nagu ei saa seda mugavust seal. Kui sa vaatad Craigi sõitu ka, siis sellist flow'd, mis tal 2 poole peal oli, seda ei ole nagu kaugelt mingis osas näha. Aga ma enne hooaega sõpradega ka päris palju arutasime Craigi kohta ja kõik olid hullult nagu hype treeni peal, et davai, et siit tuleb hull tulemus on ju. Aga tegelikult mina ütlesin kohe, et kui sa Craigi karjääri vaatad, millist raskust valmistas mentaalselt talle 2 pooleste tiitli äravõitmine. Mitu korda ta oli lähedal, mitu korda ta nagu nii-öelda mentaalselt sulas on ja et tegelikult 4,5 klassi ongi nii suur samm edasi, et mina arvasin küll, et tal ongi väga suur struggle nagu seal hakkama saada. Aga jah, tal just ta nagu näed, et ta ise tunneb võib-olla natuke piinlikkust, et ta on Factory, tal on Foxid, kõik asjad, aga ta on seal nagu ikkagi temast on private vennad. Ta ongi seal nendes vlogides öelnudki, et nagu ta ei ole nagu kuidagi ma ei tea, kurb, et ta ei sõida esikohal, vaid ta on öelda, et mul on häbi, ma olen pettun, lihtsalt ta nagu häbeneb. Aga tegelikult ma arvan, et tema enda peas on selle väga vale pinge võtnud ja inimesed on selle hype üles ehitanud, et mingi 7. või 10. või 11. esimesel aastal tänases 4,5 klassis olla, et seal pole midagi viga, aga lihtsalt võib-olla tema enda peas on see, et kui Fox teeb sul igaks etapiks special varustuse, sul on Husqvarna Factory tiim, on ju, et sa näed välja nagu eliit, on ju, et ta peaks seal Tomaki Sextoni ja Veebiga võitlema, on ju, et see on ta enda peas, aga ma arvan, et see pinge on tal täiesti nagu ülemääraselt võetud. Sa oled 2,5 tuld, väga paljud 2,5 meistrid ei võida kunagi 4,5 sõitu, et ära nagu üle ka mõtle, vaata. Suudaks ta nüüd jah, stabiilselt hakata seal, ütleme top kuskil 8, see teeks selle 10. kuni 12. koha pealt nagu selle järgmise sammu nüüd. Ja me kõik teame, et oskab mootorrattaga nagu üliandeks vend ja mingis asju ta vahepeal teeb, see on nagu silma ilupuhas. Aga võtame 2,5, et tegelikult 2,5 see aastaga väga huvitavalt. Me oleme näinud siis uusi noori vendi peale tulnud, samas ütleme, kahjuks on vigastusi, kahjuks on põhimõtteliselt pro-sirkuti tiim on täiesti tühi ja ütleme ikkagi seal tipus on vennad Lorentsid, kes siis ajaloos esimest korda vennad on red plade'id mõlemal pool Ghostis. Mitte, et West ei oleks huvitav olnud, aga no mis Eestis nagu toimus, oli minu jaoks oluliselt põnevam. No minu jaoks West võttis ikkagi täieliku hoobi, kui Forkner välja esimene etapil, et West ikkagi mulle suure superkrossi fänn on tegelikult ikkagi igav, ma ütlen aust välja. Eile sõit, oligi võrris, ma ootasin, et vaatasin, palju veel sõita jäänud on, et ütleme poole sõidu pealt seal enam väga midagi vaadata ei ole, see on täiesti, aga ma tahtsin siin ühe asja välja tuua,
et ülipalju räägitakse Jet, et davai, et miks sa üldse sõidad 2,5 klassis, et peaks juba 4,5 olema, onju. Ma ei ole sellega nõus. Kui sa vaatad Jeti eesotsas sõitmas, kõik ilus, puhas stiil hea, kõik on nagu hästi, onju. Aga kui ta saab stardi või midagi juhtub, kus ta on seal 5-10, onju, siis seal tal küll hästi välja ei tule, et ta satub valedesse kohtadest ja oska konkurentide kiirusega arvestada ja 4,5 ta peab arvestama sellega, et sa võidki sattuda pidevalt sinna 10 piirimaile stardist. Kogu aeg pead võidu sõitma nagu. Et ma arvan, et kiiruse ja sõiduoskuse poolest on kindlasti valmis, aga mentaalse poole pealt väga õige otsus, et nad ikkagi 2,5 selle hooaja nagu tegid veel. No nüüd ongi väga palju ikkagi jätkuvad need jutud, et kas me näeme Jeti nüüd 4,5 Eestis, et ta läheb nüüd, ta hakkab 4,5 superrossi trenni tegema ja mingid võimalused on, noh, selles mõttes, et Jet on siis 20 punkti vahemaaga liider, aga väga, ütleme, ei usuks, et ta ise on ka öelnud seda, et noh, sul 4,5 on ikkagi, sa oledki seal back'is. Nagu sa ise ütlesid, et seal back'is tal võib-olla see ei tule nii hästi välja, et eesotsas oskab puhtalt sõita. Et see risk on nii suur. Tal tekib mingi väike rabelemine ka, nagu, et ta nagu liiga kärsitu, kui ta siin jääb. Kui sa praegult lähed 2,5 pealt sinna 4,5 klassi ja mõtled, et teed seal mingid sõidud ja siis sa oledki seal võib-olla 7-8 ja vennad hakkavad sust veel mööda sõitma, siis ega see talle enesekindlusele nagu hästi ei mõju praegu poole hooaja peale. Ma ütlen ka, et Jeti kohta fännina, palun tule sõitma, kui ma oleks ta tiimis, ma ütleks jumala eest ära mine. Et see nagu sealt liiga palju võita ei ole. Ma ainuke asi, mis oleks võita, on, et uueks hooajaks ta on mõned 4,5 stardid teinud, et tal oleks nagu väheke võib-olla kindlam minna. Aga ma arvan, et tal ei ole vaja, et ta võitleks seal Blessinseride ja mingit asja, ta peaks järgmine aasta tulema peale ja olema seal liitgrupis kohe. Et pea mõttes tal ei ole, ma arvan, seda vaja teha. Jaa. Mis me võtame Westist, RJ Hampshire, nüüd viimane etapp Oaklandis oli teine, kus siis Anaheim 2 ta pani kõva paugu ja nüüd saime alles tegelikult eile teada, et tal oli siis sisemine verejooks ja dislocated shoulder, ehk siis ta väga pikalt mõtles, kas ta üldse sõitma tuleb, et sellise vigastuse valuga tegelikult teine koht väga ilus, esimese koha pealt pani paugu, sellest väga kahju. Minu jaoks Hampshire on sellel hooajal teinud, mida Hampshire ikka teeb, nagu, et seal ei ole, ta on nii kaua 2,5 klassis eliitlevel sõitja olnud, on ju. Ja esimesed etapid mulle tundus, et Hampshire on nüüd nagu küpse, et sõidab rahulikult, ei lähe üle võlli, kui on vaja, on ju. Aga need viimased etapid on kõik näidanud, et ikkagi kui asi läheb intensiivseks ja pinge on õhus, siis ta ikkagi teeb selle vea ära. Kuulsin ühte intervjuut talt ka, mul tuli hästi huvitav endal mõte, et ma jagaks korra seda. Et kuulsin seda, et ta ütles ühes intervjuus enne sõitu, et kui mul on kukkumised, et ma alati lendan vastu betooni, et ta mõtleb, seda kukub raja keskele kuskile vastu nagu kõva pinnast, et mõned vennad, kes kukuvad, lendavad alati mööda heinapakke. Aga ma selle peale hakkasin mõtlema, et miks osad sõitjad, näiteks mul tuli kohe ette Tomaki kukkumine. Tomak kukkus heinapakis, et see oli nii väike valearvestus, see oli natukene läks soonest valesti ja Tomak tavalist selliseid asju ei tee. Aga Hampshire, kui sa kukud keset rada kukud, on ju sellepärast, et sa hoidsid lihtsalt liiga kaua gaasi põhjas ja sul läks külg ette, viskas teisele poole üle ja see lööb sind vastu maad, on ju. Siis sa panedki vastu betoon põhja, on ju, et see on nagu, et ma loodan, et keegi talle ütleb ka seda, et seal ongi lihtsalt vaja nagu natukene mitte nii hullult pushida. Räägime kiiresti pro-sirkuti ebaõnne ka siis lahti, et noh, McAdoo põhimõtteliselt ainukene sõidumees, kes meil alles on ja kellel ka siis kõva kukkumine tegelikult lainetes, kus viskas käe lahti. See oli ikka päris õudne vaadata, ma olen ka seda vaadanud veel paar nädalat hiljem ikka jälle vaatanud, kuidas see ikka läheb. McAdoo sitkust tuleb austada. See, mis vigastust ja mis paukuda peal, ta ikka tuleb starti, nagu käsi on nagu õhupall. See oli jõhker, näitame siin selle ära. Kõige efektsemad kukkumised. Ja täiesti nagu kindel võitja selles kategoorias. Ja noh, ka ikkagi pingutus lõpuni, nüüd 3. koht Oaklandis. Aga võtame siis järjest, Austin Forkner. Ma ütleks McAdoo kohta korra, et ongi paremuselt 3. Seal on nagu väga selgelt jooned ära. Jet on kõige parem, Hampshire on teine, teeb vigu ja McAdoo teeb vigu on 3. Aga nende McAdoo ja Hampshire edu on täna see, et selles klassis kukub peale 3. kohta see nagu kaljust alla, on ju. Et kui seal oleks nagu hull tase järgi, siis need ei oleks kogu aeg teine 3. on ju. Et see on nagu... Seal see Enzo ja Levi vahepeal suudavad stardis väga kiiresti minema saada. Brown ka nüüd ütleme natuke näitas hoogu, aga noh, ta on ka ikkagi kogu aeg pea maas olnud. Levi Kitchenit oli hea näha, ta võttis ühe etapi võidu Triple Crownile ja oli vist Triple Crownile.
et seda oli ülihea näha, et ta on ka noor kutt ja sealt staariprogrammist tuleb, et see oli nagu äge, et ta sõidustiil ja kõik on päris äge, et võib-olla natukene isegi meenutab mulle Blessingeri. Vähe ilusam Blessingeri stiil nagu, et pikk kutt, jah. Aga jah, kõik kindlasti on näinud läbi analüüsinud Austin Forkneri kukkumise A1-is, et siit väga pikalt ei ole mõtet peatuda, et siis põlvevigastus, sidemed ja mis tal veel kõik. Ülikahju tegelikult. Väga palju asju. Ta on nii nagu tasemel vend, jah, tal on ka oma peas mingid probleemid, et ta hullult nagu nõuab endalt asju ja värki, aga tegelikult see kiirus ja see, mis ta toob, et seal trennides ka ma vaatasin neid kõiki Race Day Live'ist neid treeninguid enne, kui ta kukkus, et see oli ikkagi ülihea soos oli. Ja jälle nii süütu olukord, nagu sellest on just kahju, et. Ja, et ega ta ongi ju eelmine aasta ka, ta oli Jetile sai selgelt vastu ja noh. Ma arvan, et seesama asi ikkagi tuleb siin välja, et kui me oleks pannud Tomaki selle Forkneri sikli peale, see stardis oleks käinud kahele mehele pihta, Tomak oleks selle gaasi maha keeranud, sa saad aru, et sul pole kuhugi minna. Forkner hoidis seal vägisi peale ja lõpuks nii lõppes. Ta ütleski vist esiratas jäi kandma nagu, kellegi peale jäi kandma ja vedas minema ja sa ei saa õhus olles keerata ega midagi teha. Ja noh, Eestis on eriti hapuseis, et Shimoda siis ja Seth Hammakeril mõlemal siis trenni kukkumised, et Shimodal siis ranglu ja Hammakeril ranglu. Shimodat eriti ma oleks taht näha kuidagi. Shimodat oleks väga taht näha, et eelmine aasta autoris ta oli nii hea. Aga ma kuulasin just ühte intekat ka temaga, et ütles ka, et see nii loll kukkumine, et pidid ühele teisele rajale trenni minema, nii kõva tuul oli, et valisid viimased teise raja. Ja seal tolmas. Jah, tolmas oli libe ja mingi väike loll viga ja oligi kõik. Et see on nii karm superkrossis ja motokrossis, et sa valmistud 4-5 kuud ennast kehaliselt ette, et teha tulemusega ja siis mingi nädal või 2 enne hooaega saad vigastada. See töö kõik viskad lihtsalt ka nii kausalt kallad alla. Et see on üldse see aasta kuidagi neid trenni vigastusi väga palju tulnud. Musquin ju ka samamoodi Audis. Et jah. Aga üks mees, kelle peal võib-olla tasuks peatuda korra on Hayden Deegan, kes siis kes siis tuli Futuresist väga ruttu siis 2,5 põhiklassi. Jah, Futuresi viimast sõitu vaatasid ja teadsid, et järgmine nädalavahetus sõidab põhiklassi, see oli siuke ei tea, kas on mõtet. Et aga mees on ikka täielikult tõestanud, et võib-olla see Futuresi klass ma oma peas olen pärast mõelnud, et see oligi talle liiga nagu madal tase. Et seal ta ei viinud oma keskendumist sellele õigele levelile. Ja, aga no ütleme, kogu see sõidustiil nagu puhas ja paneme siia kindlasti peale ka video, kuidas kurvikiirust mees arendab, et mis minu puhul või minu poole pealt, mis ma olen silma jäänud, on see, kuidas ta ikkagi suudab nagu närviga sõita ja vead minimeerida. Et need esimene sõit, kus ta tuli 4., ta tuli tagant, aga lihtsalt ees kogeneva vennad panid pead maha ja sõitis puhta sõiduga 4. Ja nüüd viimane etapp siis samamoodi Tampas ta oli 4., Hiidi võitis ära. Et noh, väga puhas, ilus sõit, närvid tunduvad. Vaatamata nagu noorele eale ja sellele, et tal seda sellist toorest mehe jõudu ei ole nii palju, ta valitseb tsiklit nagu nii hästi, et ta on nii elastne ja liikuv seal peal, et seal tulebki välja, mis Brian Deegan on taga lapsest saati teinud, minust hakkas juba mingi 50 või 65-ga kodus väiksel superkrossi rajal sõitma ja see, aga ma ütleks, et tal ikkagi omad momendid nagu on, et ta üldiselt sõidab küll puhtalt ja kiirelt, aga mingid hetked seal sõitudes on, kus sa näed mingit väikest või lööb jala pealt maha, seal Houstonis oli nagu väga hull ette, mis ta päästis ära, aga üldkiirus, ma arvan, et ta ongi nagu kiiruse poolest ka 4. mees ja see on näidanud nagu, et kas ta tuleb tagant või vajub ta sinna eest, vahet ei ole, ta on ikkagi oma positsioonil ja ma arvan, et rookie hooajal olla 4. kiiruselt ei ole üldse paha. Heat-win ka käes. Ja heat-win ka ja mulle meeldis see, et sa sadas veel vihma keerulised oludes suutis ikkagi lõpuni tulla selle heat-winiga, et ma ise mõtlesin ja ma olen päris palju kuulnud ka nagu USA meediast, et räägitakse, et tal on umbes 1 miljon YouTube follower ja see hype ja see pinge, mis tal peal on, et see mees nagu murdub selle alla. Mulle tundub, et ta on sellel juba nii immuunne, et kui kaamera käima läheb, siis ta just... Nad on seda nagu tööd teinud selliselt sünnist saadik, tundub nagu. Et tal on seda enesekindlust ongi süstitud nagu terve elu, et tal, ma arvan, et sellest puudust ei tule. Et pigem ongi võib-olla see, et ta liiga suureks ei lähe enda peas, et ta ikkagi teab, et ta ongi rookie, et ta on veel vähese kogemusega, et noh, kindlasti on olukordi, kus see kogemus võib liiga väheseks jääda mingites võitlusmomentides. Aga jah, siiamaani väga ilus sõit ja ma ütlen see kurvikiirus selle kohta võiks veel nii palju öelda, et alati kui mingisugune väga suur sõitja, kes on veel noor, aga hiljem on mingi suur champion, siis ta toob endaga midagi uut kaasa. Roger de Coster ütles kunagi superkrossi videos,
kirjas, et kui sa vaatad Villopotot või James Stewartit või täna näiteks Tomakit, on ju, et nad kõik tulevad, võtavad vanade legendide kõik oskused ja siis toovad mingi oma oskuse sinna juurde, on ju. Ja ma arvan, et Danger Boy see X-Factor ongi see kurvikiirus, mida ta suudab arendada, et siit võib tulla nagu väga suur sõitja, kui vigastusi ja asju peale ei tule. Aga liigume kiiresti siis ka siiapoole, mis siin Euroopas toimub. Võib-olla seal Laitsis veel... Valli peaks kindlasti ära mainima, Tom Viall, et... Ja näitame veel ära, ma arvan, siia paneme selle Hunteri möödasõidu, kui ta siis, ütle nüüd, Thrasher oli see, kes tal ees oli, eks? Ja Thrasher tegi ju super head sõitu tegelikult ja ma ise juba tegelikult lootsin, et saab selle etapivõidu, aga noh, see viimased 2 kurvi osutusid ikka mega põnevaks, et kui... See tsikli käsitlus, mis Hunter näitas. Kõigepealt see, et Thrasher ise läks seda sisemist soont ära katma ja ta nägi, et tegelikult väljast ta tuleb nii palju kiiremini ja otsustaski sõita üle valli ja täiesti ette. Pooleldi ime läbi jäi Hunter püsti seal, aga noh, siis tõesti see tsikli valitsemine, kuidas ta nagu tuli. Eks ta läkski riski peale, seal polnud midagi kaotada ka, et seal oli, ma arvan, ta enda peas ka 50-50 chance, et kas ta jääb seal püsti või aga see oli riski väärt, et kui sul on superküssi viimane kurv, siis sa peadki riskima kõik. Seal oligi, Thrasher läks nagu nii-öelda seda esimest sisenurka ära katma, et keegi ei tuleks sind välja plokk päässima, aga ta ei arvestanud, et väljast sisse keegi lõikab niimoodi. Ja tema vaata arvaski, et kui nad käisid kokku, et Hunter jäi nagu paremas säärd, et ta lõikab kurvi sirgeks, ta lõikab sinna taha nurka, aga Hunter jõudis sirge peal tagant läbi kaldada teistpidi teha, et ma arvan ikkagi, et ainuke õige oleks olnud Thrasheril teha nii, et pidurdada täitsa sisenurka kinni ja keeratagi seest ära ka. Et siis oleks võinud. Aga nagu jäärajal tuli sealt. Aga Vialli puhul jah, ma ütleks isegi sellised asjad, mis võib-olla pettumust valmistavad, on just see, milles ma mõtlesin, et ta on nagu väga kõva, et noh, ütleme, kas või see sand section, okei, tal on superrossi setting ja kõik on nagu, see on teismoodi, aga noh, kus ta seal, see sand sectioni kurvis ta selgelt kaotas aega ja lasi inimesi mööda ja noh, kurvis ka ikkagi, noh, need vead, mis ta on seal teinud, et Eks temal on ikkagi full selline kooliraha maksta vaja praegu superkrossi sarjas, et kui me ikkagi mõtleme seda, et ta läks USA-sse, pole elus superkrossi varem sõitnud, paneb stardi kinni ja juhatab sõitu, ma arvan, et see emotsioon andis talle küll, ta sai nagu sellel hetkel aru, et miks ma siia tulin ja miks ma seda teen. Et ma loodan, et ta need väiksed nipet-näpet asjad noh, koos tiimi abiga suudab välja mõelda, mis on vaja paremaks teha ja mis on, mida on vaja arendada, et siit võib aga üldiselt 2 pooles on ikkagi KTM olnud üldse nagu pettumus, et kui sa võtad Westist, siis Voland samamoodi ikkagi pole üldse liikunud. Kelle ma veel kindlasti välja tooks, on Max Hanstil. Peale selle, et Max Hanstil on kohutavalt pikad intervjuud ja keegi peaks ta podcasti kutsuma, et ta saaks, sest et kõik intervjuud, ma ei jaksa seda ära kuulata, aga ta tulemused 2-3, esimest 2 etappi, et täielik pauk luuavaarest minu jaoks. Täiesti, enne hooaega, kui keegi oleks öeldud Max Hansti poodiumile, siis ma oleks küsinud. Ta on ju kvalisid ka pannud kõige kiiremaid aegu kogu aeg. Ta on ise ka imestunud selle üle. Ongi, see on nagu pull selle. Ja lainete kiirus ka isegi tal nagu Inglismaa mehena. Kui sa superkrossis oled 2 korda poodiumil, siis ta ütleb, et ma vist tegin vale spordiala varem, et see superkrossi see kaif on nii kõva vaata, et kui ta võrdleski enda karjääris MXGP-s on, et ta käis ju siin tagasi ja noorena oli ka seal, et siis superkrossi poodium kas või Laitsis on nagu nii suur tunne, et tal täna vist ei mäletagi enam rahvuste krossi 1-1 on ju 4,5-ga, vaid et see superkrossi poodium on nagu nii äge on ju. Aga kindlasti kutsume ka podcastida siia. Ta peaks kindlasti kuhugi podcasti saama ka, et need intervjuud lühemaks jääksid. Indrek Mägile konkurentsi 4-tunnistele saadetele. Sest ühel pressikonverentsil, ma ei mäleta, kes see ütles, aga keegi tegi kommentaari ka Max Hansti kõrval, et talle öeldi, et sul on homme sünnipäev on just, ütles, et ma ei tea, et kui Maxim veel pikalt räägib, et siis me jõuame vist õnnitlusega vastu võtta. Nii, aga Euroopa. Siis võib-olla kõige suurem viimane sündmus Kaiseri kukkumine. Meie mõistes eile, kui me seda siin praegu filmime, et me kahjuks ei tea väga, mis sealt tulemas on. Esialgne info on see, et on Reie Luu, aga noh, see ei ole veel kinnitatud. Tänase päeva jooksul ilmselt mingid confirmationid äkki on tulemas, et aga väga kahju ikka. Et siis Trentos itaaliakatel ja ütleme nii, et eks seal esimene etapp Ponte Egalos ka, et ma arvan, et talle väga ei meeldinud see ka, et eks see Siiver seal võidutses on ju. Aga ma ise nagu vaatasin neid sõiduringi aegu, Kaiseril oli mingites sõitudes seal kõige kiirem ringi aeg, et ma oma peas arvan, et ta tegelikult see itaaliakate võit nagu nii oluline talle polnudki, et võib-olla üritaski nagu rahulikult võtta, et tegelikult ju põhisari hakkab Argentiinas on ju 3 nädala pärast, et sinna on vaja valmistuda.
aga mõnikord ongi see, et kui sa lähed selle seifi peale välja, siis see võib sind teistmoodi nagu hammustada, vaata. Ja see kukkumine ka, tegelikult ma vaatasin seda videot mitu korda, et no ikkagi siin on ikka näha, et tal jalad lõi täitsa nagu pealt ära, et ma ei ole näinud seda pikka videot, ma ei tea, kas teist keegi on need, mis seal nagu tõusu peal või kuskil juhtus. Ma nägin selja tagant ka ühte videot. Ma nägin ka selja tagant. Et mingid seal augud, kuna see hüpe on, vaata, see on seesama hüpe, mida Siiver lajatas üle seal MM-etapil, et kuna enamus hüppavad sinna keskele, siis seal on pidurdusmaa augud, ilmselt hüppe nuki peale tekkinud, sest kõik ju tulevad täiega ja pidurdavad. Ja ta kuidagi, ma ei saagi aru, sellest ma ei saanud ka aru, kas tal oli plaanis hüpata. Võib-olla viimasel hetkel mõtles ringi seal. Ja, et ma ei usu, et samas hüpata, sest Siiver oli tal nagu nii lähedal ees, et Siiver ei hüpanud seda seekord. Et jah, selline natukene ei kusagilt kukkumine, et lõigi jalad pealt maha, ei suutnud enam kontrollida ja jäigi sikliga täitsa nagu rippuma. Et väga vastik vaatepilt. Võigas vaatepilt oli, jah. Et kahju igal juhul, et see, kui siit nüüd ikkagi suur vigastus tuleb, siis MM-i sarjal on see väga kõva hoop, et kõik ootasid siin Kaiser, Fevre, Herlings ja et loodaks ikka natukene hingest, tahaks veel loota parimat, et äkki ei ole. Siiani on ju olnud Kaiser tegelikult see mees, kes kõvasti kukub kogu aeg, aga midagi ei juhtu, et täiesti oskab nagu, kukkuda nii-öelda. Nagu kummist mees, et põrkab maast siia-sinna, aga no ütleme nii kõrgelt, kui ta seekord alla tuli, et kui ta nüüd ka katki ei lähe, siis peab küll tema seda kehakoostist vaatama hakkama. Kuskil jällegi loodame muidugi parimat, ma ütlen mingisugust, ma ei mäleta, mis väljaandes see oli äkki MX Large'is või kuskilt, seal olid nagu sellised laused, et üldiselt tundus kehaliselt okei, aga kurtis natuke valu jalas, et aga jällegi teistest allikatest tuli jah seal Reialu juttu, et loodame parimat. Loodame parimat, aga kross ongi karm ala. Aga eestlaste tegemistest on veel... Keegi päris mingit pauku veel selles mõttes, mitte nagu kukkumise mõttes, aga tulemuse mõttes mingit pauku pole veel pannud, millest siin hõisata, et... Jah, et väga palju ei ole ju mehi ka sõitnud, et ongi... Vetik Mardo, kes seal Itaaliast toimetavad Itaalia tiimis, et... Ja Joosep Pärn oli seal, et aga jah, sellist mingit... Ma arvan, et Pärna kohta on ka vaata peale sai. See on nagu... Minust on esimene... Sõidate kassiga ka vist. Et 2 poole peal on esimest hooaega minu teada ja peale saada... Pettumus natukene on Meiko valmistanud, et me ei tea muidugi, me ei saa öelda, et võib-olla seal on tiimiga, tsikliga, midagi viga. Lihtsalt ootused olid suuremad, kuna päris palju on olnud videomaterjali näha, et terve talve on saanud Itaalias korralikult trenni teha ja see keriski võib-olla ootused üles, et see tsikkel on jah, võib-olla selline natukene uus ja tundmatu ja see seadistamine kõik võtab aega. Ja Meiko on noor sõitja, tal ongi võib-olla raskem ka täpselt küsida sealt teemidest, mida ta tahab, on ju, et loodame, et ikkagi ja no ega midagi ei ole teha, rajada on ka olnud rasked, ega Trentino ja Ponte ja Egola, need on mitte eestlaste lemmikud rajad. Ja kindlasti ma vaadanudki just seal meie mehed versus esiots oli vist äkki 8 sekki ringi pealt isegi. Ja teine asi on see, et aga kui Meikol on nagu eesmärk ikkagi MX250 väga kõva hooaeg teha, siis sellist rada peab sõitma. Et loodame, et seadistatakse paremini ja ma arvan, et ta on nii kõvasti ise trenni saanud küll teha, et tuleb tuju positiivne. Seal ongi tähtis oleks, et saaks vähemalt peale, sa saad sõita ja seda sõit on kõige parem trenn, et need 2 sõitu annaks ikka kõvasti juurde. Esimene etapp ta sai sõita. Jah, esimene etapp sai ja esimene etapp vist Pärn ei saanud äkki või? Kui ma õigesti mäletan. Aga jah, et selles mõttes meil puudub info, et mis seal võib-olla oli seal taustal midagi, et me lihtsalt siin tulemuse... Eks seal loeb ka nagu see loosi mõttes, et ma just vaatasingi, et tegelikult Vetiku ringiaeg oli seal mõned kümnendikud kiirem kui Pärnal, et oleks ta olnud teises grupis oleks peale saanud, aga poleks. Nii ta on jah, et gruppidega alati see rada ongi erinev. Aga mis siin veel, Kepa läks oma seltskonnaga Itaaliasse laagrisse, teame, et valmistub seal, et... Jätkab Hondaga. Ja Kullasel tuleb Hawkston pargis järgmine nädalavahetus sõit 26 veebruar on suur international, seal on Herling, seal on Fevre, mehed on kohal. Kullas on minu teada Instast või kuskilt ma olen jälginud, et siis ta on 3-nädalase Hispaania treeninglaagri teinud. Ma arvan, et tema hooaja ettevalmistus teades teda, siis ta on ikka väga korralikult selle teinud ja minu ta käis ju füüsilise laagris enne jõule, et loodame, et siit tuleb ikkagi väga kõva hooaeg. Mägi nühib kõvasti väga, ma ei tea, kus ta nüüd viimati... Leedus vist ikka või kuskil Lätis või? Kas see on Lätis või? Liepajas, jah. Ma eile vaatasin mingid videod, see küll... Aga ma ei tea, kas ta võib, kus on nii lähedal piiril, et võib-olla mingi rada on seal... Aga ma pigem arvan ikkagi, et nad on Läti poole peal, et seal võib-olla on lihtsalt rohkem radasi lahti tehtud, et kuna... Kirjuta, Indrek, kus sa sõidad? Väga lahe rada oli, et tuleks ise ka. Ja mis meil veel? Ma tuleks korra veel. Kutsar siis jätkab KTM-iga. Seda andis vahepeal teada, et mingid jutud kuskil taga liikusid, et äkki enam ei jätkagi. Jätab pooleli. Natuke oli hirm aga seda oli väga hea näha. Jah, Ander Luspa vahetas siklimarki kas-kassi peale läks Husqvarna pealt.
et mis meil veel siin Eestis. Kuidas sul ettevalmistus, kus sõidad? No ettevalmistusest ma saan juba rääkida, ettevalmistusest ma olen väga korralikult teinud, et eelmisest sügisest kohe peale hooaega alustasin, tahtsingi kuna eelmine hooaeg oli kogu aeg näha, et füüsis ei ole see ja kiirus on hea, et ma olen füüsilist teinud nii hästi kui oskan ja nii palju kui keha võimaldab. Selles mõttes on kõik hästi läinud, pole kordagi haige olnud, olen järjest saanud trenni teha ja lähipäevadel peaks ka tulema uue plaanidest uudis, et mis ma teen ja kus ma sõidan, et kohe. No ootame põnevus. Mis sa füüsilise ettevalmistuse poole pealt teinud oled? Mis tüüpi trenni kõige rohkem oled midagi muutnud varasemate aastatega võrreldes või? Ma ei ole liiga palju muutnud, võib-olla jõusaali osakaal on oluliselt tõusnud, see on võib-olla niisugune muudatus, aga mida ma teadsin ja mida oli ammu vaja teha peale mu seda 21 aasta Covidit, mul oli vaja võtta 2-3 kuud, kus ma teen pikki rahulikke trenne, ehitan enda nagu põhja ülesse. Mul oli kunagi 20 tagaja põhi, aga peale Covidit mul, ma räägin täiesti nagu oleks keegi ära pühkinud, et nagu polegi enam sportlane, et kui mul muidu hommikupulss oli 140, siis kui ma olin 55 peal, et ma räägin täiesti tavainimese 60 peal tavainimese pulss on ju. Et see oli nagu kõige tähtsam töö, et Eesti kliimas sügisel oli ikkagi väga raske mitu korda nädalas 2,5-3 tundi jooksmas käia või kuskil pukis ratast sõita on ju, et aga ma teadsin, et see on see must töö, mis on vaja ära teha, et kui ma tahan head hooaega. Ja sa oled ise ka nüüd käinud Liepajas sõitmas tsikliga natukene, tsikli peal on selles mõttes tunne all tea, tunned, et tsikli peal võib-olla kõige suurem erinevus ongi see, et mis ma viimased 2 aastat teha ei saanud, oli see, et ma ei saanud mitu tsikli-trenni järjest ja mu taastumine oli nii kehva. Mul ei olnud põhja ja baasi, et põhimõtteliselt ma tegin 1 trenni ja siis ma olin mitu päeva siruli, et see on nagu normaalne, ma saan mitu päeva järjest sõita ja tsikli peal. Ja ma arvan, et see jõusaal on ka nagu tunda andnud, et me oleme üritanud nagu võimalikult targalt teha, et eks see jõusaali treening crossi mehel on nagu ülikeeruline. Seal on nagu väga lihtne puusse panna. Et aga ma teadsin ise, et terve mu 4,5 karjääri, et mul on nagu kogu aeg see peas olnud, et mul on vaja ehitada rohkem nagu lihast ja jõudu juurde saada ja seda ma olen nagu teinud, et ettevalmistuse koha pealt ei saa ühtegi halba sõna öelda. Väga hea. Räägime lõppu Fantasyst ka kiiresti, et ma korraks veel ütleks, kuna me Itaaliast rääkisime, me läksime siit sihukese hooga üle, aga ma tahaks lihtsalt enda jaoks välja öelda need Köönenid, vennad. Õigus. Et ebareaalne 15-aastased mehed on ju ja sõidavad niimoodi esimene aasta MX2 on ju, et Lukas eriti Uskvarna mõlemad on siis tehasetiimi mehed, üks KTM-is, üks Uskvarnas, et need ütleme, minu meelest Sasha vist on noorem mend, et temal on siis 17, 17, 3 ja 5 on tulemused itaaliakatel praegu esimene etapp, seal oli vist mingisugused probleeme tal ka, et aga stardid on tal head, kui sa tehase KTM-i, kes sul ongi stardid head, aga Lukas siis tehas Uskvarnaga, et viimane etapp 2-1 ja kokkuvõtte võit, et ülikõva ikka selles suhtes. Ja mis meil nüüd Argentiina etapp on 3 nädala pärast, et selles mõttes palju ei ole enam jäänud ja kindlasti teeme sellest MM-i karussellist ka väikse preview. Et ma loodan, et Köönenid püsivad terved ja suudavad areneda, et äkki sel loal me näeme üle 10 aasta jälle 15-aastast etapivõitjad, et Eriksist ja Roxenist on nüüd üks nagu nii-öelda dekaad põhimõtteliselt möödas on ja et nüüd on selline talent uuesti nagu skeenele tulnud ja loodame, et siit on ägedaid asju tulemas. See on vinge, aga jah, Ama Supercrossil käib meil siis fantasy ennustamine, pulpmxfantasy.com see asi toimub ja meil on siis ka auhinnad välja pandud, et selle hooaja peale esimene koht saab 500 € väärtuses Bikemani krediiti, Bikemani motopood, mis müüb siis Alpine Starsi, Tori, mida kõike isegi tänavasõidu, kõike varustust. Sealt jääb peaaegu kõike igale maitsele. Ja ei maksa karta, et kui ma selle fantasy ära võidan, siis mina auhindadele ei konkureeri. Aga ma tahakski seekord rääkida natuke korra, räägime, kuidas meil endal läheb. Ma ütlen veel, et teine koht siis saab 300 ja kolmas koht 200, ehk siis 1000 € oleme välja pannud kokku selle hooaja arvestuse peale. Jah, tasub ennustada. Ja, et otsige üles Team 101% ja parool Tihemetsa, et siis tulge ka ennustama ja ma tahtsin veel öelda, et nüüd järgmisele Arlingtoni etapile, mis toimub sellel nädalavahetusel, on autosisud.ee pannud välja sellise lahenduse, et tegemist on siis sadulseppadega, kes siis
mis iganes krossitsikkel, maanteetsikkel, mis sul on vaja uut sadulanahka, nendega siis panete koos plaani kokku, millist lahendust soovite. Custom lahendus. Tehakse custom lahendus teie sadulale ja kes siis Arlingtoni etapi ennustuse ära võidab, siis temale siis autosisud.ee poolt see auhind tuleb, et tasub kindlasti ka Arlingtonis. Triple Crown, nii et seal on natuke keerulisem ka, et kaardid võivad sassi minna seal. Täpselt nii. Aga räägime natuke, kuidas meil endal läinud on. Mati, sina oled meil staar ikkagi Pulp MX Fantasys. Räägi, mis sa teed, et nii hästi see ennustus välja tuleb? Ega ei saa isegi aru, et ma just eile huvi pärast ma polnud kordagi vaadanud nagu etappide haaval. Mitmes ma olen olnud üksiketappide ennustuses meie liigas, siis ma vaatasin, et mul ei olnud vist ühelgi etapil kõige rohkem punkte saadud, aga ma olin kogu aeg sisuliselt kas 3. kuni 11. vahemikus, et seal iga etapp nagu meie liiga järgi 5. koha punktid, 3., 6., 7. Teed tangit. Siuke jah, stabiilsus, et mul ei olnud ühtegi siukest faili, või no ütleme viimasel 2 etapil vist siuke 2 faili on olnud, et mingid nullid olen kirja saanud endale, aga failist rääkides ma panin oma tiimi Ferrandis ja selleks no, see läks kogemata või sai? Ja ma täiesti läks meelest ära, et ei no muidu kiire mees, noh. Ma just vaatasin neid vendi, kellelt saaks nagu, kes ei ole All-Starid, aga keda saaks top 10-sse. Vaatasin, Ferrandis ei ole All-Star. Väike hint, Martin, seal vasakul üleval pildi peal on punane ristike. Täiesti pärast läksin punkte vaatama, vaatasin, ma panin Ferrandis, mida asja mul peas toimub. Teame, et siis Ferrandis ei tohtinud sõita see etapp sellepärast. Peapõrutusega sul on see protokoll, mis sa pead siis läbima. Täpselt, et aga no lihtsalt ütleme, kui enda võib-olla strateegiat lahata, siis üldiselt ma olen nagunii siuke kaua ärkvel vend. Ma jõuan need kvali tulemused ära vaadata, vähemalt esimesed kvalid ja siis ma üldiselt etappidel ikkagi vaatan, et kes paistab seal kiire olevat ja püüan neid ka panna, et ja no mul on ikkagi ka see strateegia, et ma iga etapp vähemalt 2 mitte All-Stari, aga üldiselt isegi üritan 3 mitte All-Stari panna ja suurte handicapidega vennad, et isegi siin võtad viimaselt etapilt näite, et paningi rootslase Noreni, et ega ta iga etapp peale ei saa, et aga seal tundus kiire olevat. Nüüd oli 22 vist. No ühesõnaga, ta sai peale, aga ta katkestas selle sõidu, aga sellegipoolest tal handicap oli äkki mingi, ma ei tea, 16 või midagi sellist, et siuke vend, kes sisuliselt, kui ta peale saab, siis ta on oma handicapiga garanteeritud esikümnes juba ja sealt saab 2-kordsed punktid ka, et need mitte All-Starid on mulle seda edu toonud, et mõned mingid nulliringid mul on olnud seal, aga no ja minu tulemustest on näha, et ma pean enne magama minema sportlase nagu ajasõite vaadata saab, et ma olen seal stabiilselt peale 80 kohta, et päris karm. Ja ma ei ole eriti üldse näppinud neid first to finish line neid nuppe, et ma olen 2 korda proovinud, aga mõlemal korral mööda pannud. Ma panin esimesel etapil Forkneri ja siis ma loobusin. Nojah, see natuke ei puudu. See Forkner on muidu hea start ja vaatas, ma panen ära seekord, et see on ikka inside knowledge, et ma tean siin, mida panna. Ära igaks rohkem näpi, muidu on lennad jälle pikali ja hooaeg pooleli. Täpselt. Aga hakkame vaikselt lõpetama, et veel mainime ära, et merch on siis saadaval, kellel huvi esimese hooga minge Instagrami, kirjutage meile Instagrami DM, valime teile suuruse ja mudeli välja ja paneme paki teele. Kuidas me seda hinnastanud oleme, ehk siis 49,90 on pusa, selle sees on ka siis saatmiskulu ja särk on siis 25,90. Et selline väga kõrge kvaliteediga pusad on, et me ei valinud sellist odavat mörtsi, vaid et pigem kõige kallima, mis oli. Et ikka kestaks ja selles mõttes, et selles mõttes veel on mõned mudelid, suurused, värvid saadaval, et kindlasti kirjutage ja leiame sobiva. Mida veel? Ma arvan, et abiks ikka juba et see hoog on siin krossi maailmas päris hea, et kogu aeg midagi toimub. Ja nüüd kirib aina seda juurde, nii et eks neid podcast'e tuleb meil siin hooga peale. Kes veel ei ole vendade rätsepade podcast'i vaadanud, siis mina isiklikult selle läbiviimise juures osaleda ei saanud, aga soovitan kõigil vaadata, et eluaeg nende tegemistega kursis olnud, aga ikkagi väga palju uut infot ja minu jaoks, mis nagu kõige ägedam oli, seal oli just see, milline nagu
päriselt, milline vendlus on, et üksteist on terve elu toetatud ja noh, mitte mingisugust kadedust, kui üks sai sõita, teine ei saanud, et elati kaasa täiega ja kui valik tuli teha, siis noh, teine vend ei vaadanud mingi kadedusega ja ei nutnud kodus, vaid täiega elas kaasa, täpselt. Super äge vaatamine. Ja järgmine episood tuleb ka kindlasti väga huvitav saladuskatel, võib öelda, et on tegemist külalisega, keda kõik olete väga palju meie saatesse tahtnud. Sõidab 4-rattalise mootorrattaga. Et jah, plaanis on. Juba oli plaanis, aga siis olude sunnil seal plaanid mängisid ringi, et ei õnnestunud eelmine nädal temaga ära salvestada, aga on tulemas ja loodame esimesel võimalusel ära teha. Aga suur aitäh, kindlasti pange like'i, pange subscribe'i, kui episood meeldis. See aitab ka video levikule kaasa ja järgmise korrani. Aitäh, et meid jälgite. Olge tublid.